Tondile peaks järgmise aasta alguseks kerkima ligi nullenergia hoone. Siia tulevad nii kohvikud kui firmad tegutsema. 27 aastat olen mina tegelenud selle piirkonna arenguga ja mulle meeldibki tegelikult vaadata mitte asju majade kaupa, vaid piirkonna kaupa. Ja üldse tuleb siia vähemalt 28 000 ruutmeetrit, erinevad büroo ja elamispinda tulevad juurde veel lähema 2 aasta jooksul. Just hiljuti tutvustasime ka Tondi mitmetasandise ristmiku rekonstrueerimisprojekti Tallinna linna poolt. Siin on valminud uus Tondi kool. Siin kõrval arendatakse ProCapitali elukvartalit, nii et võib öelda, et uus elu tuleb siia. Paraku on sõda löönud ehitussektorit üsna valusasti. Suur osa Eesti ehituskaubast tuli varem Venemaalt ja Ukrainast. Kuna Eesti oma geograafilise asendiga on just selline, kes on tarbinud hästi palju ehitusmaterjale Venemaalt, Ukrainast, Valgevenest, siis tänu sõjategevusele ja sanktsioonidele on need tarned katkenud. Hetkel on, mina väidan, ehitusturul paanika olukord. LHV pensionifondid on paigutanud raha üürimajadesse Mustamäel Sääse tänaval. Üürilised leiti üsna lihtsalt. LHV-l on plaan veelgi juurde ehitada, ent sõda on kergitanud ehitamise hindu. Täna kuulub LHV pensionifondidele 293 korterit Tallinnas ja 109 üürikorterit Riias. Meie ambitsioon on oma üürikorterite portfelli kasvatada mitmekordseks, kuid paraku on viimaste aastate väga kiire ehitushindade tõus tekitanud olukorra, kus üürikorterite arendamine ei ole hetkel majanduslikult otstarbekas. Uusarendajad peavadki praegusel ajal piiri pidama, et mitte jääda hiljem hädasse.